Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere kõik armsad taskusõbrannade kuulajad. Tšau, tšau. Nonii. Me oleme maha pidanud 3 üritust järjest. Kolmapäevast reedeni ja täna on laupäev. Nii et te võite nagu ette kujutada, mis seisus me omadega oleme? No selles mõttes tead, Kaisa, ma arvan, et paljud ei kujuta seda ette. Sest et tegelikult, mida me reaalselt teeme? Me istume ja räägime 2 tundi. Ja see on see, mida nagu nähtakse. See on see, mida nagu see lõpp-produkt. Nagu, issand jumal, 2 tundi tööd, see on ju dream. No reaalselt. Aga tegelikult, nagu jah, see 2 tundi, ütlen ausalt, minu jaoks isegi see 2 tundi on olnud väga väsitav, sest et sa oled nagu terve aja lihtsalt oma maksimaalses nagu selles seisundis, kus sa annad endast kõik. Ja sa annad endast nagu kõik ja kuskil ikkagi on see mingisugune pinge, et sa pead meelelahutust pakkuma. Ja. Sa tahad, et kõigil oleks tore olla, et kõik läheksid sealt hea emotsiooniga ära. Seega juba see kindlasti nagu väsitab ka. No ühesõnaga, me oleme väga väsinud. Me oleme väsinud, aga tahame ikka teieni konstantselt episoode tuua. Ja. Nii et siin me oleme. Ja kuna nii crazy nädal oli, siis me ei saanud seda episoodi nädala alguses filmida. Nii et see jäi siia nädala lõppu, kus ilmselgelt me ka olime teadlikud sellest, et ilmselt me oleme korralikult tuflid selle nädala lõpuks. Jah, aga ei andnud teistmoodi organiseerida. Ja. Aga mis ma tahan siia algusesse küll teha, luban, et ei lähe pikalt, aga tahtsin ikkagi ära tänada kõik meie sponsorid, kes on kaasa aidanud sellele, et kingikotid, mis iga osaleja saab, on olnud ägedad. Me oleme saanud väga palju positiivset tagasisidet, pluss me oleme saanud ka välja loosida mõned ägedad kingikotid. Nii et kiirelt tänan ära meie sponsorid, kelleks on Urissaare Country, Smoothie Skin, Brausi, Ekos, Holika, Body Shop, Võlu, Hurmus, Apollo, Mediron, Viking Spa, Polhem ja Kalev Spa. Nii et aitäh nendele. Tänu neile on olnud siis tõesti toredad kingikotid, mis on kindlasti olnud meile hästi oluline ka, et me ei taha mingid suvalisi, ma ei tea, asju lihtsalt ära anda, vaid ikkagi tooted, millesse me ise usume ja et oleks nagu meielikud need kingipakid ka. Et no ikka iluasju on seal sees olnud. No iluasju ja seekord oli neid just näohooldusasju just nagu ikka hulgim. Ma isegi, meie neid kingikotti ei saa. Meil on suht täpselt need arvutatud, nii et me oleme ainult sisse saanud piiluda. Ja no, ma ei tea, minu arust on ikka väga ägedaid asju seal, näiteks see deodorant, mis seal seekord on ja näomaskid, mida ma oleks väga tahtnud proovida, aga noh, peab siis ostma endale. Jah, et aga räägime siis lähemalt üldse, et kuna meil on praegu väga värsked need emotsioonid. Eile lõpetasime ja ma usun, see on meie mõlema kõrghetk ikkagi, et need üritused on tehtud. Nii et räägime lähemalt, mis emotsioonid on. No minule ikkagi meeldib nagu see, et me Kaisaga kükitasime nendes kinodes kuskil nurga taga, et kuulata inimeste reaktsioone meie siis sellele lühifilmile. Sest et kui me üldse nagu kinno läksime selle failiga, mina olin olnud terve päeva montaažis veel. Sest et meil olid veel viimased asjad, mis oli vaja korda teha ja kuna minu peal oli siis pigem see montaaži pool, et Kaisa oli ka nagu ikkagi tihti montaažis, aga see oli kuidagi vaikimises jäi niikuinii minu peale, sest Kaisal olid teised ülesanded. Ja Kaisa on tugevam montaaži poole pealt. Jah, siis sellel päeval, kui see nii-öelda see lühifilm pidi kinno jõudma, ma jõudsin sellega kell 5 kinno ja kell 18.30 hakkas seanss. Nii et ühesõnaga me ei jõudnud läbi vaadata seda videot nagu täielikult, sest see on ikkagi 42 minutit. Ja no ilmselgelt me teadsime kõik, mis seal sees on, aga lihtsalt, et nagu ta täiesti lõpliku faili kõige koos kõigi parandustega, kõikide asjadega, tekstidega, et lihtsalt aega ei väheks. Seda me ei jõudnud, nii et me saime rahvaga koos seda ise esimest korda näha. Ja nagu montaažis ma nägin küll kõiki neid asju nägin nagu lõikudena, aga nagu seda ühte tervik
kass ja no jah, see oli alles kinosaalis ja siis noh, selle tõttu me tahtsime ka seal kinosaalis siis olla, et teada, et kas midagi on valesti ja teiseks, et kuulda neid reaktsioone, et kas me oleme ikka nagu sihukestel hetkedel naljakad, kus me ise nagu naersime, kui me montaažis olime või mitte ja noh, jah. Sest me ise ikkagi kihistasime naerda küll, kui me montaažis olime. Ja no tore oli kuulda, et ikkagi ka teiste arvates nii mõnigi koht oli naljakas. Ja et sa oled naljakas. No kuidagi nagu tuleb välja nii siis jah. Yeah. Et jah, kükitasime seal ääre taga nii Tallinnas kui Tartus. Pärnus, kuna me välja ei müünud lõpuks, siis seal oli meil ruumi, et esiritta istuda. Jah. Ausalt natukene seda Pärnut kartsin selle pärast, et me lihtsalt teadsime, kui suur see saal nagu peaks olema teoorias ja see number hirmutas mind teades, et me oleme müünud siis nii-öelda pool saali sinna. Noh, meil ei ole Pärnus nii palju vaatajaid, täitsa okei. Ja Pärnusse juhtus ka, vist oleme juba öelnud ka kõige suurem saal. Kõige suurem saal, jah. Aga õnneks, kui me sinna nagu koha peal eile jõudsime, siis see saal ikkagi oli piisavalt kompaktne. Kuidagi, et mul ei olnud seda tunnet, et ma olen mingis nii suures saalis. Ja üldse ei olnud ka seda tunnet, et see oleks pool tühi. Ja, ma ei saanud üldse aru, et see oleks nagu, et täitsa nagu normaalne oli. Ja. Aga jah, Pärnus siis saime ise esireas ka nagu selle õige pildi, et kuidas siis nagu ikkagi niimoodi seal toolis istujana on vaadata. Ma ei tea küll, kas see meile kasuks tuli või kas üldse sellest midagi olenes, aga Pärnus nii palju naerupahvakaid ei olnud. Äkki inimestel oli ikka närv, sest issand jumal, et nad on ka siin saalis nüüd. Sest nad nägid, et me istusime sinna esiritta, aga võib-olla lihtsalt nende jaoks ei olnud ka naljakas, aga meie ei tea seda, me ei saagi teada. Samas Tartus kõik naersid, kogu aeg. No Tartus niimoodi itsitasid, et see oli nii lahe. Üldse Tartus kuidagi inimesed väga näitasid oma emotsioone välja, rääkisid meiega kaasa vestlusõhtu poole peal just ja ma ei tea, mulle tundus küll, enamus tulid veel pärast ütlema meile midagi toredat või pildistama, kallistama, et Tartu rahvas, no vauna. No reaalselt, nagu et kui nüüd tuleks küsimus, et kas te Tartusse veel tulete, siis alati ütleme jah. Kindlalt, reaalselt me oleme 2 korda käinud, mõlemad korrad nii soojalt vastu võetud, et enam ei olegi küsimust. Ja. Kui meil mingi suurem projekt on. Tartu, Tallinn kindlasti. Jep. Jah, kas midagi eredat momenti veel? No ma ütleks lihtsalt, et me tegime ju midagi taolist ikkagi esmakordselt. Ja vaadata enda nägu Apollo kinoekraanil on natuke sürreaalne. Natukene sükene outer body experience või nagu mingi natuke veider ikkagi. Imelik, jah. Ja tegelikult tõesti vaadates seda, et me kogu seda protsessi teeme esimest korda, siis võib ju lugeda väga korda läinuks kõik need 3 õhtut, sest et kõik läksid mööda ilma suuremate viperusteta. Et Tallinna shows küll olid seal paar kohta just seal lühifilmis, mis vajasid veel nagu kruttimist, aga siis... Juba Tartuks kruttisime paika. Ja, et Tartu ja Pärnu said selle krutitud variandi, aga need olid sellised õnneks ikkagi pigem nagu väiksed asjad, et ei olnud nii, et Tallinn nüüd sai mingisuguse kräpi. Ei saanud. Jah, pigem sellised väiksed, mida võib-olla ka kõik vaatajad üldse äkki ei pannud tähelegi. Jah, aga tahad sa ka rääkida lisashowst? Jah. Ikkagi jõudsime siis otsusele, et kuna Tallinnas meil oli kõige väiksem saal ja müüsime selle väga kiiresti välja. Ja teate, eile Pärnusse tuli Tallinnast inimesi. Ja paljud ei saanud pileteid, tahaksid tulla. Seega me teeme 1 lisashow Tallinnas. Ainult 1. See on tõesti ainult 1, rohkem seda ei tule. Seega ilmselt oktoobri 2. nädal, seal nädala lõpupoole. Meil ei ole veel lõplikku kinnitust, sellepärast me kuupäeva praegu ei ütle, aga no pange vaim valmis. Me rihime sinna oktoobri 2. nädalasse. Just, nii et siis... Ehk siis uus nädal juba, täna kui sa kuulad, siis on ju oktoobri 1. nädal, siis sellest järgmine nädal. Just, ja plaanime ikka Ülemiste kinos, seal samas saalis, kus saad süüa tellida ja mõnus chill. Jällegi väga hea kingikott tuleb, samasugune kingikott, nagu siis ka kõik teised on saanud. Et tasub tulla. Aga räägime siis madalhetkedest ka. Mul on ainult madal hetk, mis on globaalne madal hetk seotud praegu see rõveda ilmaga.
no aga tead, kui tegelikult on päris palju suur hulk inimesi, kes on oodanud seda, et nüüd on nagu see cozy fall season on käes. Ma olen täiega nõus, kui sul on aega, et lihtsalt kodus olla ja nautida seda cozy't fall seasonit. Kui sa tõmbled ringi ja iga päev on niimoodi, et sa oled kuskil jooksus, siis teha seda mingi tormiga ja niimoodi, et nagu sa sõidad autoga, sa ei näe isegi aknast välja, see on jube väsitav ja see on nagu ma ei saa seda cozy't sügise tunnet siin praegu ausalt öeldes, sest et terve see nädal minu jaoks on olnud see, et ma olen iga päev, ei ole kordagi saanud nautida seda ilma, et nii-öelda olen kodus ja kerin ennast selle väikese mõnnaka sisse. Muide, tellisin Tannile ühe selle mõnnaka ka, sest et talle minu nii roosa nii väga meeldis, siis tellisin talle ja nüüd ma varastasin selle täna, sest see oli lihtsalt üks asi, mis ei olnud pesukorvis. Aga, sest et reaalselt mul ei ole see nädal isegi olnud aega, et pesu pesta. Ei, see on olnud crazy. Ja üldse, mul vist ei ole elus mitte ükski kuu läinud nii kiiresti mööda kui see september. Minu jaoks peaaegu seda septembrit ei eksisteerinud. Ma ei tea, me olime alles seal augustis, kus me tegime neid oma suve asju, bucket listi ja nüüd on oktoober kohe. Homme, kui sa kuulad seda esmaspäeval, on oktoober. Ma ei saa, päriselt ma ei saa aru sellest, et mida ma üldse siis tegin, kuhu see läks, mis, ma ei tea. Ja põhimõtteliselt aasta hakkab läbi saama, issand jumal küll. Aga samas väga tegus aasta on olnud. No ikkagi on, et selles suhtes võib nagu rahule ka jääda, jah. Ja, aga sellega muidu selle ilmaasjaga mitte see ilm ei ole kohutav. Mul ei ole energiat lihtsalt enam. Hakkab pihta see. Mul on täiesti, ja no tõesti, jälle olin seal sõbrannaga ja mingi, kas mul on mingit depressiooni alget, siis me jõudsime selleni, et ilmselt kui ma ise niimoodi mõtlen, siis ju siis ei ole, et lihtsalt ma olen väsinud. Ja praegu on see madal aeg, kus kõik lihtsalt ongi nii kuidagi üle pea kaela jälle kasvanud. Üritan sellest välja tulla, aga igastahes no tõesti mu keha, mul on siuke tunne, nagu ma oleks bussi alla jäänud. Nagu ausalt. Täna sundisin ennast minema jõusaali, sest et lihtsalt mul oli tahtmine ennast sinna voodisse ära peita, tõmmata see tekk endale üle pea ja mitte sealt välja tulla. Ja ma pidin eratundi andma hommikul, nii et ma mõtlesin, et ma ei saa sinna niisuguse zombina minna ja siis ma mõtlesin, et okei, davai, ma lähen jõusaali, et äkki ma saan nagu vere käima, ärkan üles, ega ei saanud. Väga hea trenn oli. Kõik läks, nagu kõik oli väga hea, ma tegin kõik oma harjutused ära, ei olnud liigset väsimust, bla. Pepu on nüüd väga valus. Aga ma jõuan siin eratundi ja ma ikkagi saan aru, mu aju on surnud. Ja mul on ikkagi mingi täitsa siin nagu füüsiliselt ma isegi jaksan, lihtsalt siin peas on väsimus. Mul, ma eile sundisin ennast sinna jõusaali minema ja pean tunnistama, et õnneks nagu tuli seda elu rohkem sisse peale seda trenni, et selles suhtes see siiamaani on mul siuke asi, mis nagu toimib täitsa, et kui ma seal ära käin, siis on juba nagu mingisugune elu sees. Aga mina tahtsin rääkida sellest, milline ma olin peale meie Tallinna show'd, esimene show kolmapäeval. Ma olin täiesti laip. Laipade laip. Ma jõudsin sealt Ülemiste kinost koju. Ja me jõudsime suht vara, me olime mingi 9:30 kodus juba või? Ja, täiesti niimoodi, et kell pole veel paljugi. Ma olen harjunud kaua üleval olema. Ei, nii kui ma kodu uksest sisse astusin, peal lõhub otsas. Ma arvan, see pingelangus, siis nagu jõudis see peavalu kohale, pea valutab. Lihtsalt siukene, et ma ei jaksa nagu silmi ka lahti hoida, siis on nagu inimesed kirjutavad Instas kõik, nii äge üritus, kuidas läks, mis tunded on. Ma ei suuda praegu. Ma ei jaksa sulle isegi tšau kirjutada. Nagu Mul oli reaalselt sama. Ja siis ma midagi sõin veel, et lihtsalt nagu ma teadsin, et mu kehas ei ole piisavalt toitu, siis ma midagi ajasin suust sisse, võtsin meigi maha ja lihtsalt tuttu ära. Et ma olin tõesti nagu nii läbi omadega. Ma ei tea isegi. No jah, oligi vähe söönud. Ikkagi see esinemine, sellele eelnev päev, ikkagi kõik need asjad. Stress, mingi värk. Inimestega suhtlemine seal koha peal. Jah, see ka. Et teised päevad, okei, eile olin ka ikkagi lõpuks päris väsinud, aga nii hull ei olnud ükski teine päev kui see kolmapäev.
ei olnud jah, mina pidin Tartus sõitma, olin väga väsinud küll, aga minu arust Tallinnas jah, tõesti nagu kuidagi tõmbas täiesti tühjaks ära see. Ma arvan sellepärast ka, et see oli esimene, mis me tegime, seega me nagu meil aju genereeris palju rohkem, sest me ei olnud seda nagu, me ei harjuta kunagi niimoodi läbi, et me sõna-sõnad teame, mida me räägime. Ja meil on nagu mingid punktid kirjas, aga ikkagi siis sa koha peal pead nagu jah, kuidagi nagu see dünaamika, vaatad, kuidas see paika looksub, kes mida ütleb, mis nalja vahepeal teeb, kuidas sa kaasa sellega lähed. Et nagu teistes showdes kuidagi meil on need märksõnad juba, et Kaisa ütles seda, ma võin siia seda öelda, mis ma ütlesin Tallinnas nagu. Jah, et siis on nagu rohkem teada juba ja sa oled mingisuguses rajas juba sees, aga esimene päev sa alles tekitad seda rada sinna. Nii et see kindlasti ka võttis läbi. Ja. Ehk siis, mis su madalhetk on? See ongi. Okay. See kolmapäev, okay. Kus ma olin surnud. Okay. Ehk siis surnud. Me armastame seda, mida me teeme. Väga. Ja ma just kellelegi ütlesin ka, ma ei vahetaks seda millegi vastu. Mulle ütlesidki täna, kui ma lendasin su juurde. Ma olen nii surnud. No, et ma ei vahetaks, nii et selles suhtes absoluutselt olen oma eluvalikutega rahul, aga see ei tähenda, et ma ei võiks rääkida nendest, mitte isegi miinuspooltest, no ma ei tea, raskematest hetkedest. Et nagu let's be real, on ju. Nii, no me oleme sellest sombusest sügisest siin rääkinud nüüd ja te olete juba ammu ilmselt meie juttudest aru saanud, et meie jaoks see aastaaeg on natukene raske, on ju, et kuidagi energiat ei ole ja seega meil on täna nii endale kui teile siis soovitusi või mõtteid, et mida sellel sügishooajal teha. Et kui ongi väljas sajab ja no sügis on täiega käes, on ju, et mida siis teha võiks. Ja et kuidas seda perioodi, kes ei naudi sügist nii palju nagu mina, kuidas seda üle elada natuke meeldivamalt. Jah, just. Ühesõnaga, kas sa tahad alustada? Alustan mina. No mina hakkasin siis mõtlema kohe oma eelmise aasta sügise peale ja üks asi, mis kindlasti tegi selle sügise meeldivamaks, oli see, et me käisime Anettega nendel matkaradadel päris palju. Et kui tihti tehakse seda just suvel, suvel on Eestis väga ilus, on ju, siis tegelikult ka sügisel on see väga mõnus siuke aktiivne tegevus, mida teha. Oleneb, kuidas keegi teeb, kas siuke hästi rahulik jalutuskäik, meie Anettega ikkagi võtsime nagu tempo ülesse, et ta oleks natukene ka nagu trenni eest ja et saaks sammud kirja, et RMK lehelt saad siis nii maakonna järgi kui ka pikkuse järgi neid vaadata, välja valida, et mida keegi parasjagu kõndida jaksab ja tegelikult valikuid on päris palju ja siuke mõnus looduse activity ja miks mitte pärast seda kõndimist võib-olla treatida ennast natukene, kas kuskilt pagarikojast läbi käia, mõni hea saiake võtta või väike kodus just kakaot, teed teha. Muidu need matkaradad ikkagi on, ikkagi suvel sa saad veidi teissugusema vaibi sealt, kui sa saad sügisel. Jah, vaibid on erinevad. Jah, sest sügisel ikkagi need värvid on ju nagu, tõesti väga ilusad, nagu kõik need puud, mis on seal matkaradadel niimoodi, et see punane, kollane, hästi värviline, kuidagi mõnus sügisene atmosfäär. Et see on see ilus osa sügisest. Aga tead, ma just jäin mõtlema, et me käisime Anettega hiljem, siis kui enam polnud ühtegi lehtegi. Raagus, jah, raagus, ega selles on ka oma ilu ja võlu, aga me nagu võtsimegi seda juba nagu teise asjana, teise eesmärgiga oli see meil, et nagu aktiivne tegevus väljas. Et ikka nagu on mul mingid ilusaid pilte nendest käikudest, aga et lihtsalt ma julgustan ka siis minema, kui ei ole enam neid kollaseid, punaseid lehti. No seda küll. Õnneks praegu nende lehtedega on vist siuke olukord, et nad pole läinud eriti kollaseks ja punaseks. Me vaatame praegu Kaisa aknast välja nagu... Väga aeglaselt see aasta, et ilmselt sellepärast, et nii soe on olnud, siis need lehed ka ei ole veel nagu läinud üldse. Jah. Aga ühesõnaga liigume siis edasi tegevus, mis mina kunagi või meie sügisel hakkasime tegema. Nüüd see on küll ära vajunud, sest lihtsalt kuidagi nii kiire on olnud, aga ausalt öeldes tegelikult see ju tuligi nagu sellest, et meil olid nii kiired ajad ja me tahtsime üksteist rohkem näha, ehk siis me korraldasime kunagi dinnerpartit sõpradega. Kaisa sai ka isegi paar korda käidud. Ja see küll oli niimoodi, et oli kord kuus, et nagu meil oli oma seltskond, kellega me seda tegime.
ja iga kuu siis oli kellegi teise juures oli nagu dinner party, et tema tegi nagu süüa ja siis me olime nagu kõik koos see õhtu. Ja lõpuks oli nagu niimoodi, et me tegime nagu kindlat temaatikaga õhtusöögid. Et näiteks oli, et viimane olid nagu mingid need vana aja kodused toidud ja siis meil oli mingi street food kuu ja mingi siuksed asjad olid. Et kui see on nagu liiga suur asi, nagu et kord kuus kokku saada, sest et äkki tahad rohkem näha kedagi või ei taha nagu nii suurejooneliselt teha, et mingi õhtusööki, siis tegelikult on hästi tore ju teha ka umbes sellises võtmes, et näiteks iga nädal või iga paari nädala tagant, kui sõpradega istute maha, siis teete näiteks mingi sügise teemalisi toite. Noh, sügis läheb ju kokku kõik see kaneel, pumpkin spice, mis seal igast mingid hautised, kõrvitsad, püreesupid või mingid siuksed asjad. Et ja võib ju tõesti teha nii, et ei langeks ühe peale kogu see koorem, et igaüks toob midagi. Et see on ju väga tore mõte ja siis ei ole kellelgi nagu väga suurt kohustust enda peale, et igaüks midagi teeb ja siis kokku saabki ühe korraliku sööma ja. Et väga tore. Noh, TikTokist ma olen palju näinud neid igast nagu eri värvide teemalisi neid kokkusaamisi. Et noh, ma olen näinud ka ekside teemalist, et nagu tee see mingi, ma ei tea, cheating eks või mingi. Eksi teemaline mingi kokteil, vaata, siis mingi punast värvi red flag on ju. Aga seda saab teha ka nagu sügise teemaliselt, et näiteks ükskord kõik kollane, ükskord kõik oranž, punane, et saab nagu mõelda erinevaid variante. Ja jah, mitte ainult söögiga ei saa teha, vaid ka kokteilidega. Jah. Tahate tüdrukutega teha mingi väikse kokteili õhtu, väike pre-gaming enne kui lähete välja. Miks mitte? Teha see natukene nagu, no ütleme nii, et rohkem nagu kastist välja tegevuseks. Ja, natuke huvitavam kui lihtsalt, et tuleme kokku ja istume. Aga rääkides nagu kokku tulemistest, siis mida ka meie, minu arust iga, ma ei tea, sügistalvine periood teeme, mängime lauamänge. Et meil on mingid lauamängu õhtud. Maaritil on erinevaid lauamänge. Tal on hästi palju neid kaardimänge, need see What do you meme ja tal vist ei olnud seda, aga see Cards Against Humanity, et hästi sellised kaardi nagu mängud, et paned mingi lause kokku mingi pildiga või siis mingi lause lõppu, teise lause lõppu, no igal juhul. Sellised mängud. Ja no ma ei tea, mingid Unod ja kellele meeldivad need Kataanid ja asjad. Mulle täiega Kataan meeldib. Ma pole enam, ma arvan, paar aastat mänginud. Me kunagi mängisime Janetega kogu aeg niimoodi, et mina, mu elukaasne ja Janette ja tema elukaasne. Ma proovisin ka teiega, aga mulle see ei. Not for me. I like it. Mulle meeldivad niisugused lihtsamad. Mulle meeldivad need süsteemimängud üldse nagu, et sa pead strateegiat mõtlema. Andke mulle Uno. Aga lauamängude alla läheb ka pusle. Et nagu sa võtad ette näiteks mingi, sa ei pea võtma neid 1000 või 3000 tükkilisi puslesid, näiteks võtad 400 tükkilise pusle ja siis mingi sõbraga, elukaaslasega, väikse ühe vennaga, näete, väsimus hitib, väikse ühe vennaga panete kokku õhtu jooksul, mingid head snäkid, joogid. See mõte on nagu hästi tore ja ma juba kunagi mõtlesin, et tundub nii äge ja siis me kunagi siis tolleaegse Peikaga ostsime suure pusle, no mina ei mäleta, palju seal tükke oli, no ikka palju oli, no äkki pakun 1000 siis või ma ei tea. Ma sain suht kiiresti aru, et ma lähen närvi hoopis. Samal ajal pusle peaks olema mingi ülirahustav tegevus. Ei, ma lähen närvi. Et sa ei leia üles neid tükke või? Kus see tükk on? Ei, no täiesti õudne. Ehk siis see vist minule päris ei ole. Võib-olla tasuks midagi uuesti proovida, sest et sellest on juba, no ma arvan, 6 aastat möödas, võib-olla isegi rohkem. Kui ma seda viimati proovisin, siis võib-olla tasuks uuesti proovida, aga see mälestus sellest ei ole päris see, mis ma nagu arvasin, et see tuleb. No mina mäletan ainult puslede kokku panemisest seda, et üks hetk ma elasin Maaritiga mingi perioodi mõned kuud koos ja see oli mingi kooli ajal hästi ammu. Maarit on hästi puslede inimene. Maarit on tõesti puslede inimene ja ma mäletan, tal oli kogu aeg korteri põrandal nagu no tõesti mingi vaiba suurune pusle, mida ta pani kokku ja siis vahepeal teate aeg-ajalt istusime mõlemad seal pusle ääres ja panime kokku seda. No jah, okei, kui ma nüüd seda nagu kujutan niimoodi ette, et midagi käib taustal, mingi hea sari või midagi on ju. Tal oli tavaliselt Friends. No ma just kujutasingi seda, et ja siis nagu otsid vaikselt, et see ei ole sul nagu see siuke ainufookus võib-olla ja ta on nagu lihtsalt siuke kõrvaltegevus, äkki siis see on nagu teine, ma ei tea.
kuna minul ei ole see kunagi nagu niimoodi, ma ei tea, ma ei ole reageerinud puslade peale päris nii, siis närvipaige siin, siis ei oska öelda. Aga mis meil veel sügisel on? Meil on Halloween. Ma olen väga excited selle pärast. Jaa, Halloween meile meeldib, meie ikka tähistame juba aastaid ja mõned nagu eraldi Halloweeni soovitused siis ka siia. Mida meie teeme iga oktoober? Me käime Maaritiga koos kinos mingit õudukat vaatamas. Jah, mis iganes siis see hetk välja on tulnud, et oktoobris ikkagi tuleb ikka päris mitu õudukat tavaliselt kinno. Nii et isegi tegelikult saaks ka mitu õuduka õhtut teha. Terviseks. Ma vabandan. Tuleb ühe korra veel? Ei tule. Okay. Issand, kui mõnus on vahepeal aevastada. Reaalselt. Aga ehk siis jah, et see on väga tore tegevus ja siis meie iga aasta peame ka Halloweeni korraliku peoga, nagu kostüümipidu. Maarit on meil siin korraldaja ja meil on ikkagi nagu mingi teema ka olnud suht iga aasta, võib-olla alguses kohe ei olnud, ma ei mäleta. Ei, meil ikkagi, kui me ikkagi hakkasime Halloweeni tähistama, see oli ju siis, kui sul oli see skulli... Siis meil ei oldki minu arust, sest et mis sa siis olid? Mina olin see haldjas parukaga ja... Noh, ehk siis mis teema see on? No okei, teemat ei olnud, aga kostüümid olid ikkagi. Ei, et kostüümid olid, aga siis veel teemat ei olnud ja siis edaspidi sellest edasi on nagu teemad ka olnud, mis meie jaoks teeb selle asja nagu lõbusaks, et see, ma ei hakka ütlema, mis see aasta on, aga mis eelmine aasta oligi? Eelmine aasta oli kuulsused. Ma olin päris Hilton. See oli nii fun. Ma läksin nii sisse sellesse, mulle väga meeldis, siis meil on olnud inglid ja kuradid. Kuradid ja devils. Aga rohkem polegi, ma ei ole nii palju tähistanud seda. No, et siis on... Suht värske asi, jah. Oota, aga üks aasta ma olin veel kurat. Mis ei olnud see aasta, teine aasta, kui me inglid olime. Ma ei tea, sind siis äkki ei oldki või ma ei tea. Ja, sest üks aasta mind ei olnud. Ja, siis sind ei olnud. Ehk siis ma olen ikkagi 5 aastat tähistanud või? Vist jah, siis äkki. Kokku vist. Ja see aasta on ka juba teema on olemas. Teema on olemas, nüüd on ainuke asi see aeg. Et mina siin ikkagi olen, eks ju, ära. Mul just jõudis kohale, et ma olen vist üldse ära. Mis see tähendab, et üldse ära? No, sest et me vaatame ju, ma ikkagi tunnen, et mul puhkust vaja ja me emaga ju vaatame ühisreisi ja see oli see, jah. Okei. No okei, seda me peame pärast siin veel arutama, vaatama. Aga nii, et meile meeldib ja hästi see temaatikaga ka midagi mõelda, et siis tegelikult see teeb minu arust lihtsamaks selle. Absoluutselt. Aga isegi kui ei taha kindlat teemat mõelda, siis lihtsalt kas või teha nii, et igaüks tuleb mingi kostüümiga. No, kes milles mugavalt tunneb. Ma ei tea, ma ei suutnud seda lauset praegu kokku panna, aju ei toimi. Või siis, mis ma veel mõtlesin, et kes nagu üldse ei ole nende kostüümipidude inimene. Ja võib-olla tahad lihtsalt sellist nagu, et natuke Halloweeni, aga samas mingi girly night teha, siis seda, kõiki asju saab toiduga siduda, on ju. Siis seda saab ka toiduga siduda, et kõik toovad näiteks Halloweeni teemalised kas mingid snäkid või toidud. Jah, muidugi. Et eelmine aasta mul oli Fantaga koostöö ja selle raames me tegime sinuga mingeid Halloweeni teemalist snäkke, mingid ämblikud ja mis meil seal veel olid? Ma ei tea, aga ma tean, et... Need luuad, soolapulk ja siis pikniku juust sinna otsa, siis saad nagu luua teha. Ja. Muidu ju saab teha see viineri pirukad ka, nagu need viineri muumiad. Ja neid ma tegin ka eelmine aasta väikse ööga ja veganid saavad ka teha taimse viineriga. Mul lihtsalt tuli meelde, sest me tegime taimsete viineritega ööga neid. Et kas või miks mitte teha selline nagu õhtukene, on ju. Üldse, ma olen elevil Halloweeni pärast. Ja ma ka, ainult, et jumala eest, et see nüüd siis Eestis oleks. No nüüd mul on mingi kahtlane tunne, et ma ei ole Eestis siis, jah. Aga kas me pidime Halloweeni jaoks veel mingid soovitust andma eraldi või rohkem veel? Need põgenemistoad sobivad sellesse aega väga hästi ka. Kunagi tehti üliägedalt, et nagu, et Halloweeni ajal või üldse oktoobrikuus nad tegid kuidagi nagu isegi veel ekstramalt neid põgenemistubasid, et seal oli nagu, nüüd on ka see, et sa saad võtta nagu selle näitleja sinna, aga siis vist oli see, et see näitlejate asi või näitlejate kaasamine seal toas ei olnud nagu veel päris teema.
aga nüüd ma tean, et üks see põgenemistuba on, kus sa saad päris öelda, et kas sa tahad sellega või ei taha. Ja kas me tegime sinuga seda või? Sina, mina, Maarit, Marleen. Jah. See oli päris ikka, no kui me sinna viimasesse tuppa jõudsime ja see näitleja seal oli. Ei, see oli ikkagi päris hirmus. See oli päris õudne. Ma ei tea, ma isiklikult mind hullult nüüd uuesti ei tõmba. Minu arust ikkagi ühe korra ära teha on ikkagi päris cool. No jah. Ja kui sa oled ikkagi siukses toas, kus see tegelane, kes seal toas oli, meil oli siis mingi, noh ikka see mingi väike tüdruk vist selle tumedate juustega äkki või? Kas ei olnud mingisugune, mina ei tea. Just oli ju naisterahvas ikkagi ei olnud. Mingid nagu mustad juuksed olid jah. Jah, et klassikaline. Jah, aga nagu, et mingi surnud naine. Jah, et see on ikka andis juurde natukene. Jah, kindlasti jah. Ma isegi teeks ühe korra veel. Ma ei tea. Ainult nagu in the spirit of Halloween nagu. Ma ei tea, aga kindlasti tasub ka kuna Halloweeni raames ikka ka aina rohkem meil tehakse üritusi, siis Facebooki eventidel ka silma peal hoida, et võib-olla tehakse isegi mingeid eriüritusi või mitte ainult nagu klubi asjad, aga lihtsalt nagu muud ka. Ma hakkasin just vaatama, et meie oleme tavaliselt klubis või kuskil käinud ja nüüd tuli ikkagi 25 Halloweeni ürituse event, nii et... Me just võtsime, et kummale nädalavahetusele nagu tehakse rohkem, et kuna tegelikult ju Halloween on täiesti oktoobri viimane päev. Jah. Et aga jah. Siis on nii. No jah. Jah. Muidu minul on siin veel kirja pandud siis, et teha siuke DIY õhtu. Et kui me talvel ja ongi detsembri jooksul tihti sõbrannadega teeme nii-öelda piparvoogimaja ehitamise õhtu või midagi sellist, siis sügisel tegelikult ju saab ka teha näiteks, et teha küünlaid koos, sest et sügis ju tähendab seda, et tulevad välja igast need lõhnaküünlad ja nagu hämarad õhtud ja paned oma küünla põlema, värk-särk, miks mitte küünlaid teha kõik koos? Ja, müüakse isegi neid valmis kitte ka, et kõik asjad on juba seal olemas ja sina pead ainult valmis tegema. Ja, kuigi nagu ega küünlad ei ole ju ainukesi. Tegelikult ma hakkasin mõtlema, et hästi äge on ju teha nende kuivatatud lilledest näiteks neid bukeite. Mingid sügise värvide teemalisi bukeite. Või kes on veel agaramad ja tegelikult, mida ma ise olen juba mõnda aega mõelnud, et tahaks heegeldada. Midagi. Nii mõnus, see tundub nii mõnus siuke tegevus, vaatad Losti ja heegeldad. Me oleme ikka selle Losti läinud. Me oleme ikka selle Losti läinud, kuigi mul hakkab läbi saama. Mul on 6 hooaeg nüüd. Ma olen ikka veel, ma ei hakka ütlema kudumine. Aga et okei, kudumine tundub mulle kuidagi keerulisem, aga heegeldamine tegelikult ei ole üldse nii raske, et seda ma isegi tahaks täitsa nagu teha. No mulle meeldib viltimine ka, siuke lihtne asi, siuke mõnus tegevus. Et selle nõelakesega saad mingeid vaikseid asju teha. Ainuke asi, mis ma viltimisest mäletan, oli see, et ma lõin tihti ikkagi näppu selle nõelaga ennast. Noob. Jah. Thanks. Ma ei ole mingi dedicated viltija ja nojah, et eks see on oht, aga samas nagu kui selle vea sealt nagu saab välja, siis ta on mõnus tegevus. Kui see stääbi ennast ja muidu stääbimine on valus. On küll, jah. Aga kui svamm on all ja ikkagi hoiad seda nii, et näppu ei löö, siis... Mul oli ka švamm all, aga ikkagi ma vist tegin liiga hoogsalt seda kõike, et siis läks ikkagi lappe see asi. No nii, mis sul seal veel kirjas on? Siin on üks asi kirjas, mis ma hakkasin mõtlema, ma ei tea, kas Eestis siukeseid asju tehakse, aga ma mõtleks, et tehakse. Et teate neid USAs tehakse neid kummituse tuure, et nagu on mingid linnaosad, mis on nagu veits haunted ja siis tehakse nagu sügise jooksul sinna nagu mingeid giidiga kõnnakuid. Ma tean, et vanalinnas tehakse giidiga neid kõndimisi ja värke, mis on nagu vähe siukesed loomingulisemad, et ikkagi mingite lugude ja asjadega. Et kas huvitav siukest asja ole? Võt siin on küsimus nüüd mul teile, et kas selline asi on nagu... Ma ise mõtleks, et tegelikult meil on nii palju mõisasid. Mõisaid? Et ma tahaks arvata, et mõnes nendest äkki võiks selline asi olla. Ma ei tea, kas tehakse või mitte, aga võiks ju. Aga tegelikult ausalt öeldes, kui oleks vanalinna siuke mingi kummitustuur, täitsa põnev ju. Ja ongi. Ja ma arvan, et on. Lihtsalt ma ei tea veel. Issand, seda peab ka uurima, sest tegelikult see oleks lahe ju. Ja, sest ma tean, et Janette käis ühel vanalinna tuuril, kus nagu räägiti kas neid vanalinna nagu lugusid, et üldse vist teke ja kõik siuke asi.
ja seal oli mingi üliäge giid olnud, kes nagu tõesti pani ikkagi oma hinge sinna sisse ja tegi ikkagi nagu mingit ägedate lugudega ja oli täitsa nagu karakteris sees, et ma mõtleks, et kui selline asi on, meil on ju ka vanalinnas nagu igast mingeid nii-öelda, ma ei tea, mõrvamüsteeriumeid kunagi. No ja üldse need on nii vanad majad, et seal nagu ma tean, ise olen kuulnud mingeid nagu kuskilt linnalegende, et kus rohkem kummitab, et Neitsi-tornis pidi olnud olema ja niimoodi, et seda peab uurima ja võiks täitsa minna. Võiks küll. Ja ma mõtlen, mu tantsupartner lihtsalt tuleb uuesti siia, et see oleks ju tore asi, mida temaga ka teha nagu et minnagi kõik koos. Ja oli inglise keeles see, kui Janette käis. Võt. Ja viimane asi on natukene nagu korduv temaatika, aga miks mitte ka mingi küpsetamine teha. Teete banaanileiba koos. Saate kokku, lähete kellegi juurde, küpsetate. Jaotate ülesanded ära, kuigi see... tihti on üksinda köögis kergem kui mitmekesi, aga noh. Ja, aga vaata, siis sa teedki seda, nagu sa oled teadlik, et me teeme 5 seda. Nii et ongi, üritad ikkagi nagu chillilt seda teha, mitte see, et sa pead kontrollima kõike. Teinekord lihtsalt on raske nagu jaotada mingiteks väikesteks osadeks mingeid ülesandeid, aga jaa. Üks hakib õunu, teine mingi sulatab võid, 3. segab kokku. Ma ei tea. Ei, no kuidagi ikka saab. Jah. No piparkooke me ju teeme ka talviti koos. Mitte ainult piparkooke, kuule terve meie jõuluse õhtusööks hakkab koos tehtud. Ei, et ikka saab ja üldsegi ärgitan otsima töötubasid. Et just sellel pimedal perioodil tehakse neid rohkem, inimestel on õhtuti aega ja küll on mingid keraamika töötoad, siis ongi ka, kuidas neid lillebukette kokku panna. Kokkamisi igast need töötoad. Pärjad, mitte ei pea ainult jõulupärg olema, vaid ka nagu selline sügisene pärg. Mingid kaartide tegemise töötoad, igast asjad. Ja loodame, et äkki siit saite mõne idee. Me ise saime siit küll mõne idee, mida kindlasti võiks teha. No nagu näha, läksime õhinasse selle... mis oli kummitustuuri pärast. Täiega lahe. Ja kindlasti me oleme ka kinno õudusfilmi vaatama, pole veel välja vaadanud millist, aga... äkki teemegi nüüd seda siis, kui me oleme lõpetanud täna. Yes. Aga aitäh, et kuulasid ja kuuleme näeme järgmises episoodis. Bye!